Üha võimsamalt arendatakse turul erinevaid sõidujagamise ja sõidukite lühiajalise rentimise teenuseid. Ülemaailmselt tuntud rendifirma Avis on sellele turule tulnud ja täiesti uue kalendripõhise broneerimisteenusega Avis Now. Selleks, et Avis Now teenust kasutada, tuleb alla laadida Google Playst ja App Store'ist rakendus Avis Now. Edasi tuleb registreerida ennast kasutajaks, lisada juhiluba ja maksekaart ning seejärel saab hakata teenust kasutama, alustades sellest, et valides rendi soovitud perioodiks alguse ja lõpp-punkti ja siis ka sobiva auto, et süsteem kuvab selle automaatselt koos hinnaga, mis siis valitud ajaperioodi eest tuleb ette maksta. Kui ettemakse on läbi läinud, kinnitab see ka broneeringu ja auto on siis kindlal ajal ja kindlas kohas kliendile olemas. Nüüd, kui klient läheb sõitma, saab äpist auto uksed avada ning minna siis sõitma ja pärast siis tagasi tulles saab samamoodi äpist auto uksed ja rendi lõpetada, teha autost pilt ja edasi siis toimub arveldamine siis läbitud distantsi ja kilomeetrite eest, et tuleb siis teine arve ja teine makse läbida. Siin on selge, et see tegelikult, nagu sa ennist ka ütlesid, on lühiajaline teenus. Selle teenuse pikkuseks on kui palju, siis kui maksimaalselt palju ma saan selle konkreetse teenusega autost kasutada? Just, et Avis Now puhul on võimalus kasutada autot 30 minutist kuni 5 päevani, et sellepärast, et kuna Avis Now puhul on eripäraks võrreldes meie konkurentidega see, et autol on kindel asukoht ja kindel parkimiskoht ja rendi algus ja lõpp-punkt on alati sama. Et see on tänu sellele, et rendiautod on kindlas kohas ja need ei lähe vahepeal kuskile kaduma, et inimene, kes seda teenust siis kasutab, saab seda autot kasutada järjepidevalt nii palju siis, kui vajadus nagu on, eks ole, et ei pea oma isiklikku autot üldsegi omama. Kui pikalt ma selle teenuse pean ette broneerima, et tuleb tahtmine, et ma seda autoga kindlasti saan? Ütleme, see sõltub alati sellest, kui palju on broneeringuid peal, aga üldiselt, kui sa soovid minna kas või sõitma, siis selle broneeringu saab sisestada või soovitud kuupäevad saab sisestada äppi ning näha siis saadaval olevaid sõidukeid. Tallinna lähiümbrus on jaotatud erinevateks piirkondadeks ja kui juhtumisi ühes sõidukit pole, siis teises kindlasti on. Seda rendiettevõtte jälgib pidevalt. Meie autopark on üsna uus, need kontrollitakse regulaarselt ja hooldused, kõik asjad on tehtud, et mis on selle teenuse veel eeliseks võrreldes enda auto omamisega on see, et sa ei pea muretsema mingite lisakulude pärast, mis seonduvad auto hoolduse või kindlustuse osas, et need kõik asjad on juba selle teenuse hinna sisse arvestatud ja neid täiendavalt millegi pärast muretsema ei pea. Ka kütus on sinna, kütusekaart kenasti autos. Loomulikult. Rendipunktid on meil hetkel jaotatud peamiselt Tallinna ümbrusesse ja neid on hetkel kokku 10 ringis, aga vastavalt vajadusel me alati vaatame üle ja suurendame oma rendipunktide asukohtasid ja arvu. Kui aga klient näeb, et sooviks teenust enda piirkonda, võib sellest samuti julgesti teada anda. Soovib ja näeb, et selle teenuse osas on endal kas või vajadus, saab kirjutada meile info@avisnow.eu ning saame sellele siis vastuse leida, kui keegi soovib omale kas kodu lähedale või ettevõtte lähedale Avis Now rendipunkti. Millistel juhtudel sellist renditeenust vajatakse, on mitmeid. Praktika näitab, et huvi on, kellel aga soov pikemate teenuste järele, siis seegi võimalik. Avises pakume sellist platvormi nagu MyAvis ja MyAvis eesmärk on siis pakkuda erinevate auto kasutamise vajadusega inimestele vastavat teenust, et Avis Now konkreetselt on väga lühiajaline rent, kui sellest peaks olema nii, et inimesel on vajaduste mõttes vähene, siis on meil olemas ka tooted, mis ulatuvad siis nädalast kuni mitme aastane, sõltuvad siis kas
inimesel on vajadus auto järele suurem või väiksem. Loomulikult saab Avise kaudu rentida ükskõik kus maailma erinevatesse piirkondadesse sõiduautot.